Tere kõigile, head vaatajad! Eesti Nädala uudised 118. saade. Vaatame, mis lõppenud nädalal kõige olulisem. Süüria väed avavad Raqas vanglaid, kus hoitakse sadu endisi ISISe liikmeid. Meenutuseks, et ISISe liikmed kuuluvad teatavatesse salaorganisatsioonidesse, mis on seotud omakorda luuretega. ÜRO teatel on iga Gazas viibiv palestiinlane nüüd ümbritsetud keskmiselt 30 tonni rusu hunnikuga. Khada Ebrahim annab Gaza linnast teada. Me kutsume USA'd üles lõpetama niinimetatud Hiina ohu kasutamise ettekäändena omaenda huvide elluviimiseks, vastas Hiina välisministeerium Trumpi väidetele, et Gröönimaa rannik kobiseb vaenulikest allveelaevadest. Mis ringi käib, see ringi käib. Relvastatud meeleavaldajad seisavad ICE ees valvel kogu Minneapolises. Saksa telekanali Channel 2 hoone hõivati, kuna aktivistid protesteerisid Süüria juhi Berliini visiidi vastu. Von der Leyen rahastab. Al-Julani korraldab massimõrvu. Põllumehed üle kogu Euroopa Liidu kogunevad Strasbourgi enne suurt protesti EL-i lepingu vastu, Mercosur. Kas Taiwan kuulutatakse samamoodi nagu Gröönimaa USA riikliku julgeoleku jaoks oluliseks? USA rahandusminister Scott Bessent. Suurim oht maailma majandusele on see, et 97% täiustatud kiipidest toetatakse Taiwanis. Kui see saar blokeeritakse, oleks see majanduslik apokalüpsis. Lõuna-korealased nõuavad USA ühiste sõjaväeõppuste ja Põhja-Korea vastase provokatiivse poliitika lõpetamist. Frank Smithi reportaaž Soulist. Ma olen juba edastanud selge hoiatuse. Kui midagi juhtub, pühime kogu Iraani maa pealt minema, ütles Trump eurooplastele. Võib-olla saaksite meie eeskuju järgides palju paremini hakkama, sest teatud kohad Euroopas pole ausalt öeldes enam isegi äratuntavad. MTÜ Õigus kodule põhieesmärk on seista inimeste eest, keda on ülekohtselt koheldud, eeskätt sundüürnikud, endised Kopiliinide elanikud ja ka endised ühiselamute elanikud. Tegevusalaks siis kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste, teatud elanike grupi huvide kaitse. MTÜ Õigus kodule juhatus ja olgu ära mainitud, et äriregistris on MTÜ sees alates 22. jaanuarist sellest aastast siis. Brüssel on taas rünnaku all. Kurdistani töölispartei toetajad, kes ei nõustu EL-i toetusega Süüria valitsusele, üritasid tungida Euroopa Parlamenti. Me kaitseme Taanit, Gröönimaad ja Põhjaterritooriume Venemaa ohu eest. Kantsler Mersi paralleel universum. USA president Donald Trump oma rahunõukogu allkirjastamise tseremoonial Davosis, Šveitsis. Kui see nõukogu on täielikult moodustatud, saame teha peaaegu kõike, mida tahame. Elon Musk ütleb, et hakkab järgmise aasta lõpuks avalikkusele humanoidroboteid müüma. Meie suhted Ameerikaga on kindlasti kannatanud ning Venemaa ja Hiina kasutavad seda ära, ütleb Euroopa diplomaatia juht Kallas NATO sisese Gröönimaa küsimuse lõhe kohta, mida tänaseks hetkel ei eksisteeri. Ja järeldus, kurat selle Gröönimaaga. Me peaksime oma jõupingutused koondama Ukraina abistamisele. Ning asepresident J.D. Vance USA sõjalise vägede koondumise kohta Lähis-Idas. Me tahame lihtsalt veenduda, et meil on valikuvõimalusi. Me peame tagama, et meil on seal väed, kes kaitsevad meie varasid päris ja lahes. President tahtis veenduda, et kui jumal hoidku, on iraanlased midagi väga rumalat tegemas. Meil on sellele reageerimiseks vajalikud ressursid. Ning päris saate lõppu siis lühikene etteteade, et veebiraadio osas hakkavad toimuma muutused. Millised muutused täpsemalt, seda te kuulete järgmisena saates, aga kindlasti tasub mõelda, et kõik asjad ei ole alati tasuta ja midagi tuleb ka tegevuse hoidmiseks hoida sees. Millest täpsemalt jutt, seda siis kuulete 1. veebruaril. Aga meie siit tänaseks lõpetame. Meie saade jääb teile kindlasti ka edaspidi nähtavaks ikkagi pühapäeva pärastlõunal kell 2 ja ka õhtul kell 8. Kohtumiseni siis järgmisel nädalal ja toetage meie tegevust. Aitäh teile!